ei ole kordagi maanteekraavis käinud autoga. Praegu läks napilt. Isegi jalakäijana täidan kõiki reegleid. Eelkurit kannan isegi päevasel ajal. Täna jälle ootamatu olukord, jäärada on maha sadanud. Kõigil on paanika. Ooreet linna. Muusika nii öeldakse muusikute ringis ikka selle muusika kohta, niisuguse tümsuga muusika kohta, aga nii palju kui on kuulajad, nii palju on ka maitsed, et iga ühe jaoks peab ilus ilm on ja tuleb kena. Näete, avarii. Meiega siin ilma Rumalad reist, bussile tagant sisse. Keskpäevani lubab ka siin ka Kuidas sa saad sõita peatuses bussile tagant sisse? Sa pead olema loll. Sul ei ole talverehvi, mis sa sõidad täna? Täna sõidetakse ainult talverehviga. Ja no, auto tuleb viia talveks õigesse konditsiooni, aku tuleb ära vahetada, talvel tuleb igast, mõni juht tahab panna näiteks jõulutulesid autole külgest, tõmbab aku kohe tühjaks. Kui on mingi nõrk aku, mingisugune, ma ei tea, autost tehasest autole peale pandud. See ongi mõeldud ainult korra käivitamiseks ja kohe vahetamiseks. Karges Põhjamaas tuleb ikka korralik aku, mõnel on isegi 2 tükki peal, üks on ees, teine on taga. Kaalu jaotuse pärast, muidu läheb kurvides, läheb ära vaata. Ja. Tuled tuleb panna, talvetuled. Ette tuleb panna nii palju tulesid, kui saab. Nüüd tuleb eraldi rüllitiga panna, talvetuled, siis politseinussi, kindlasti oske lamellrehv. See naelrehv, see on petukaupreis, see on tüng. Tehakse lihtsalt, kui küsitakse raha selliste asjade eest, mida seal tegelikult pole, need naelad tulevad nagu nii kohe välja. Ja omal nahal kogetud annan oma teadmised edasi. Ja talvel ei tasu kunagi sõita väga kiiresti. 90-100-ga, mõnikord 110, sellest piisab. Ülejäänud on lihtsalt asjatu risk, kas seda on või ei ole. Mul tuleb torust. Seda peab alati nagu olema, see on nagu kuradi aluspüksid, no. Sa ei lähe ilma aluspüksteta kuradi peole. Tee-ehitust tuleks ka alati talveks ära lõpetada, aga need trollid siin ei saa ju aru. Need käpikud ehitavad talvel kuradi asfaltteed, kiirteed omast arust. Tegelikult, ma ei tea, teevad siin mingit kultuuripüramiidi hoopis. Närv läheb mustaks, kui ma sellist asja pean taluma, et talvel pannakse asfalt, kuidas olla parim jääraja sõitja. Näete 50, aga tegelikult minul on 80 jobud. Nad ei oska siia õiget märke panna, siis siin saab ju 80-ga sõita. Ja nüüd, kui minul on kiirus langenud 70 peal, on siin 30. Siis saab ka 70-ga sõita ju. No võtame kurvis natuke maha igaks juhuks siin uus kurv, aga no läheb ilusti läbi. Hop. Väike libisemine. See teeb ainult asja lõbusamaks. No, juhil peab ikkagi naeratus näol olema. Talvel tuleb alati hommikul varem ärgata, sest auto tuleb töökorda seada. Tuleb vaadata ära, kas ikka klaasid töötavad ja tuled põlevad. Mina ärgan alati varem üles. On auto käima, lähen teen toas kohvi. Auto on sudest, need istud sisse. Ma ei saa üldse aru, miks inimesed ostavad ilma istusoojenduseta autot. Seal ei ole ju talvel hea sõita. Istud kuskile kõidi tabureti peale. Minge istuge jäätüki peale talvel. Ei ole mõnud. Mina tulen sisse, on mõnu, sisse soe. Tuul puhub näkku, soe lõunavaine. Panen palmidega pildi siia peegli juurde ja tulen ennast nagu kodus. Samuti ma ei saa aru, miks inimesed ostavad konditsioneerita auto. Seal ei saa ju suvel üldse sõita. Istud nagu kilukarvis. Vanadest pemaritest ei saa üldse aru. Need sõidavad kuiva ilmaga kraavi, külma ilmaga kraavi, märja ilmaga kraavi. Õrnalt gaasi. Ja järgmine lugu on siis kõikidele nendele inimestele, kes ikka ja inimesed eesti keelest ja Eesti maast lugu peavad. Tuleb nagu lumahangest läbi sõita. Muidu mootoril jõu ära. Noh, ja nii kui on lumi maas, unustatakse ära, et siin on kuradi 2 rida. Võta koomale tünn reis. Kuradi autoajakirjanikud tulevad. Sõidetakse seal, kus on mingi rada ette tehtud.
keegi ei hooli enam reeglitest. Mina ei riku üldse reegleid, mina sõidan täpselt nii, nagu peab sõitma. Peab ette teadma vähemalt 5 manöövrit. Mina juba tean, seal tuleb ringtee ja siis tuleb natuke paremale põigata ja siis vasakule. Siis jälle otse on foor. Siis on jälle otse, siis alakäijat ülekäigu rada 50 ala, 70 ala. Jälle tuleb foor. Kogu aeg ma sõidan otse. Sujuvad. Pebari juht, see ei saagi sellest kunagi aru, see sõidab kogu aeg, ma ei tea kuidas. Pea on kuradi kinni kleebitud reis. No eks need on tuuningnipid, mingid uued asjad, katused pannakse, kleebitakse kinni. Katuseluugist välja ei näe. Tehakse omale nii-öelda panoraamkatus mustast kilest. See on vaid enese petmine. 92. aastal oli ükski auto sulle panoraamkatust sellist. Nii, ringtee, heidame pilgu vasakule, ei tule sealt linnuvabriku grupeeringu autosid praegu ja võib läbi sõita. Türete uimate räägib, signaali laskma või? Ärge nüüd nussige! Päriselt mehed! Nii, nüüd me oleme päikese välja laudnud siin Tallinnas ka. Sõida türe! Juba poole 9 pisut läbi. Valus krõll nähku! Teha niisugust kohvikõrvast juttu. Volkswagen reis, Hitler nähku. Endise kolleegi Anna gaasi! Eesti televisioonist, venekeelsest aktuaalsest kamerast, venekeelsetest saadetest. Ma jõuan õues ära käia praegu. Tere hommikust. Noh! Kus sa nüüd siis? Lähme! Hop! Esimene lumi või? Kogu aeg, et... Nagu hanepojad, keda pole kuidagi saapaid näha. Eelmise aasta suvest ei tööd teinud rahvusliikust. Mina sellist uimamist ei salli reis. Kui sul pole ikka talverehvi, siis ära tule liiklusesse. Kui sa ikka ei mõista reis. Te olete ikka kuradi kinnas reis. Töötasin 70 alla, siis oled 30-ga. Tule taevas appi reis. Gaasi jätta, siis mõnikord võib see lõksima. Näete, ülekäigu rada, 70 ala. Liiklus on nagu luuletus, käib riimi. Hea muusika käib autosõidu juurde samamoodi nagu 2 käega roolist kinni hoidmine. Meeleolu peab olema hea ja eesmärk kindel. Jõuda sihtkohta õigel ajal. Täiesti mõttetu peatumine. Tavaliselt kui sa käisid läbi niimoodi ja on kuskil punane. Mina ei jää teiste järgi ootama. See ei ole minu rida. Kindlasti tuleb talveks vahetada ära ka autole mootoriõli, sest mootoriõli on läinud mustaks. Aga talvel peab olema õlivalge nagu jõulud. Puhas valge. Spetsiaalne talveõli. Ei maksa palju, aga mootorile teeb head. Kassi järgi meil ei Linna. ole. Lemmik raadiohääl. Oli mingi vastik räpp. Oh, Freddie Mercury. See teeb mul küll südame soojaks tänasel ilmal hommikul. See jalakäija oleks nüüd praegu alla jääda. Mul oleks kahju ka olnud. Punasega üle tee, see on nagu kuidagi... See on umbes nagu, ma ei tea, kõige hullem asi olla, mis olla saab. See on nagu see, et sa ei ütle kirikusaamen. Punasega üle tee, see on nagu salatit sööksid lusikaga. Kodus ei ole õpetatud sööma. Normaalne inimene sööb kahvliga üle salatit, aga see mees sööb lusikaga salatit. Et pöörded ei lähe kordagi üle 2000. See on rahulik sõiduviis. 5 liitriga saab sõita 100 kilomeetrit niimoodi. Paljud seda ei mõista. Kohe, nii kui auto kätte saavad, kohe läheb gaasi, pedal põhja. Kõrvetab mootorid ja kolvid ja kõik ära. Pole mingisugust nõkatamist või ükskõik mida. Kordagi ei ole mul mootor välja surnud koha pealt ära minekul. Ainult siis, kui ma sõidu lõpetan, sest mina olen piloot.
mine otsusta, mis auto teeb. Et Lexuse omanikud ja need võivad öelda, et auto otsustab nende eest, aga nad on sellised memmekad ja käivad kuskil foorumites edvistamas, neil on uued mingisugused säravad, mis need on? Mingid refiniplid ja asjad, mis selgivad ja mis on originaalid ja ostsid 1000 krooni eest. Keila poisikesed varastasid ära, ning nad otsisid uuesti need ülesse, aga minul on korralikult plastmist niplid, kummist. Töömees pani. Kevadel võtab veel ära, paneb uued ja need ei ole igavesed. Valuvälge ma üldse ei kasuta, see on lihtsalt närvikulu. Muretsed, et kas on hommikul autol ikka kummitalv või ei ole. Plekkvälja iluliistuga pole mingit probleemi, alati on olemas. Keegi ei taha neid varastada. Pealegi valuväljad, need lähevad ju pooleks, kui sõidad vastu kivi kuskile täiehooga, aga plekkvälg läheb ainult natuke kõveraks ja saab veel edasi sõita. Võib-olla viskab ratta natuke parlanksist välja, aga viib ikka otse alati sihtkohtana. Valuväljaga pane sinna mingisugust varuratast alla ja muretse ja käed on õlised ja see ei ole minu teema.